Tere järjekordse pühapäeva, aasta lõpu viimane pühapäev. Ilm on selline, nagu ta meil Eestis ikka on. Tänase saate pealkiri on hirmud, hirm, läbikukkumised, allaandmised, kõik sellised mõtted, mis käivad endale käega löömisega. Te kõik ilmselt olete kursis uudistega, et jah, näed jälle venelase sabotaaž ja Püssi ja Soome vaheline link on läbi tõmmatud. Aga mina ütleks selle kohta, et see oli õnnetus, mis ootas oma aega. Nimelt juba siis, kui see Estlink 2 ja kõik need teised voolukaablid merepõhja paigutati, siis tekkis selline mõte, et nagu, aga mis siis, kui selle koha peal mõni laev ennast ankrusse paneb? Muidugi olid kõiksugu eksperdid, kes üritasid väita, et ei, see üldse ei ole laevateedel, mis oli minu jaoks juba siis täiesti arusaamatu, mis mõttes ei ole laevateedel, kui see on vaba meri ja see, et kui on ainult Helsingi ja Tallinna vahel, ei tähenda seda, et seal ei või olla teisi sidemeid, eks ole. Nüüd siis tänaste uudistega ongi siis tulnud välja see, et palju õnne. Tegu oli hoopis kellegi teise, seda ei öelda, kellegi teise laevaga, kes siis käisivad tankeriga Venemaalt kütust toomas. Palju õnne. Ja esimese asjana kohe loomulikult venelane süüdi, eks ole. Venelane või Hiina. Teades seda, mismoodi tegelikult on laevad munsterdatud, ehk siis registrisse kantud, tekib alati selline tunne, et nagu et laev võib ju olla kellegi teise oma, aga kes seda laeva tegelikult juhib? No, praeguseks hetkeks on välja tulnud, et nähtavasti meie enda oma, sellepärast, et kohe, kui see oli eile, kes jälgivad seda mereliikluse kaameraid, see on satelliidipilt, et mis jama on, et keset Läänemerd on väga palju erinevaid tankereid ja erinevaid laevu jäänud stoppama. Et mis seal toimub? Kedagi ligi ei lasta. Niisiis, Euroopa, NATO, mis iganes, püüavad praegu seda täiesti maha vaigistada, et ei, siin mitte midagi ei ole juhtunud. Loodetavasti tõesti tankur ise ei ole vigastada saanud, et see kütus sealt peaks hakkama maha voolama, aga mis iganes, eks. Kõik võib juhtuda, maailm on meil juba selline omapärane koht, kus kohas kõik on võimalik ja alati. Miks seda tehti? Selleks, et külvata hirmu. Õnnetus ise on elementaarne õnnetus, sest kui ikkagi keset merepõhja mingisugune tross, väidetavalt suur tross, et seda ei ole võimalik purustada, jääb, kui te olete näinud vana aja kas või igasuguste
muuseumite juures on laevaankrud, eks ole. Ja korrutage nüüd need laevaankrud vähemalt 30-ga. Kui selline monstrum, mis peab kinni pidama tankeri, siis igasugune selle teel vastu see ristipidi olev objekt saab kaasa tõmmatud, puruks tõmmatud, mis iganes veel. Miks nad pidid sinna keset Läänemerd peatuma, see on juba teine teema, eks ole. Hetkel me seda ei tea ja karta on, et seda meile ka ei avaldakustata. Aga mis on selle juures oluline, ongi see, et minu jaoks tõstis see üles ühisväljast hirmu teema. Olen rääkinud ka eelnevatest saadetes, et hirm on see, mis tegelikult takistab meil edasi liikumast. Vastupidiselt üldisele arvamusele ütlen ma seda, et oleks rohkem selliseid inimesi, kes vaatamata hirmule, mida nad tunnevad, jätkavad liikumist ja viivad oma eesmärgid sihile. Mida me tegelikult võtame hirmuna? Hirm on kehaline reaktsioon. Hirm on ajalooline, ürgne. Ja see tunne, see reageering on meile antud tegelikult selleks, et ellu jääda. Nüüd, kui me saame aru, et tegelikult meie ürgseid tundeid, reaktsioone kasutatakse meie vastu, siis on meil viimane aeg mõtlema hakata. Ja ma tõesti ütlen viimane aeg. Sest kui me alistume manipulatsiooni hirmudele, ehk siis mis on manipulatsioon? Panna meid tegema seda, mida me tegelikult ei taha, aga meile müüakse see maha sellisel kujul, et nii, see on ainuõige otsus, nii tuleb teha ja kohe praegu. Muidu kaotad midagi, muidu kaotad tulevikus midagi, mis iganes. Kui me nüüd hakkame mõtlema selle peale, et aga mida me siis teha saame? Kui see on ürgne tunne, kui see on mõeldud meie kaitsmiseks, siis tuleb alustada sellest, et tegelikult hirm on meie kaitsmiseks, hirm on üks võimalik käitumine või reaktsioon või tunne, mis paneb meid käituma kas võitle või põgene. See, miks nii palju inimesi nii lühikese aja jooksul on sellele põgenemise reaktsioonile alistunud, ongi tegelikult see, et iga hommiku, iga õhtu, iga kord, kui teleka lahti teed, uudised peale satuvad, siis hakkab sealt tulema mingisuguseid negatiivseid uudiseid. Meie aju on pidevas hirmu mõjuväljas. Facebookis on väga toredad meemid olnud just selle hirmu ja hirmutamise osas, et kui sa tahad lõpetada selle mõju, siis lülita telekas välja. Ja nii ongi.
kui sa enam ei võta vastu seda pahna, mis meile pähe kallatakse, siis on võimalus, et sa hakkad uuesti ise mõtlema. Kui me nüüd oleme jõudnud selleni, et me enam ei alistu nendele manipulatsioonidele ja suudame mõelda ise, suudame mõelda just täpselt vastavalt sellele, mis on meie kehas, mis on meie keha jutt meile, ehk siis meie keha suhtleb meie bioloogilise ajuga, mida eelnevates saadetes ja tegelikult kasutan ka edaspidi, selline kujund nagu taldrikutega pärdik, kes igal võimalikul juhul püüab meid panna ühe koha peale seisma, et me ainult väriseksime, et me nagunii millegiga hakkama ei saa. Aga kui sa nüüd paned selle pärdiku vait, niisugused täna ei taha üldse hästi seista. Kui sa paned selle pärdiku vait ja hakkadki mõtlema selle peale, et okei, aga mida sa tegelikult kardad? Mis on see, mida sa tegelikult kardad? Kas sa kardad midagi ebamäärast või mitte nii ebamäärast arusaamatust tulevikus või sa kardad praeguses ajahetkes reaalselt füüsilisse reaalsusesse tekkinud olukorras? Esimene on tegelikult oma eluenergia raiskamine otseses mõttes. Teine on aga konkreetne tegevus. Kuidas sa otsustad, nii läheb. Kui me nüüd saame endale selgeks selle koha, et loomulikult hirm on inimlik. Loomulikult hirm tegelikult kaitseb meid. Aga nagu ka kujund maomürgi suhtes, kõik teavad, maomürk, see tapab. Aga väga paljud kasutavad sellist valuvaigistavat salvi või isegi tablette nagu diklakk. Diklakk iseenesest sisaldab 1% oma massist maomürki. Ja kõik kiidavad, väga hea asi, aitab siia-sinna. Milles siis asi on? Doosis. Kui madu sind hammustab ja annab oma täiskontsentreeritud mürgi su organismi, siis loomulikult rakud hakkavad hävinema, tekivad kõiksugu põletikud, paistetused, kes on näinud maohammustuse tagajärgi praegusel internetiajastul, on YouTube'is ja igal pool mujal väga palju selliseid lugusid, kus see ei ole ilus vaatepilt. Samas sellesama maomürgi väikeses koguses manustamine muudab organismi sellele hammustusele vastupidavaks. On ajaloost teada juhtumid, kus püüti inimest mürgitada tsüaniidiga, kes vähegi on viitsinud mõelda ja uurida, siis tsüaniid lõhnab nagu mandel ja väga väike doos juba, ühesõnaga nii, nagu ta selle lõhna üles lööb, nii on juba teada, et sealt enam pääsu ei ole. Samas, kui võtta väga-väga väike, nii et ta ei anna mitte mingit lõhna rohkem ja hakata tasapisi seda doosi tõstma, kontrollitult, teadlikult, siis
lõpuks inimene saades tsüaniidikapsli, see ei mõju. Mis mõttes ei mõju? See on täpselt seesama, et meie organism harjub kõigega. Tulles tagasi hirmu juurde. Mõne inimese jaoks ongi hirm statsionaarne seisund. Miks? On tehtud uuringud Afganistanis võidelnud sõdurite ajudega. Tänapäeval ei pea iga kord neid ajusid lahti lõikama, et näha, mis seal sees toimub. On väga asjalikud ultraheli uuringud, millega saab seda näha, mis seal sees on. Ja need mehed, kes on tegelikult pidevas hirmu, stressi keskkonnas, on oma ajud nagu seest tühjaks söönud. Ehk siis ajukude on hävinud. Ja hävinud on just nimelt emotsionaalne keskkond. Hakati just uurima seda, et miks pärast on tekkinud posttraumaatiline stressihäire, et just nendel, kes Vietnami sõjast juba, hakkasid tulema. Ja lõpuks jõuti järeldusele, et tegelikult pidev stressis olemine hävitab juba seda bioloogilist ajukudet. Kuna meie aju on aga väga selline elastne, siis õigete lähenemistega on võimalik ajutööd taastada ja taastada just selles mõttes, et aju tekitab uued sidemed, neurolingid. Ma ei taha siin väga sügavale ajuteadusesse minna, kuid teate ju ka lugusid, mismoodi insuldi üle elanud poolest kehast halvatuks või suisa kõnetuks jäänud inimesed ühel hetkel alustavad uuesti täiesti normaalset eksisteerimist, aga see ei tule loomulikult 1, 2, võib-olla ka mitte 3 aastaga, vaid see tuleb tasapisi. Ja see, kas see enesega töötamine on tulemuslik, sõltub inimesest endast. Ehk siis, kas sa annad alla kaotajana või sa jätkad rutiine, mis loovad sulle uusi neurolinke. Mul oli plaanitud lugeda täna vähe hiljem loomulikult üks lõik sellest raamatust, mida ma jätkuvalt läbi töötan. Aga praegu on just see paras hetk hakata seda kohta lugema. Ja see on siis lugu sellest, et kuidas üks üks treener suutis nii-öelda piduritule asendis oleva meeskonna tõsta esiliidrite hulka. Tema jaoks oli väga oluline selline ütlus, ehk siis hakkab niimoodi, et me võidame alati. Inglise keeles on see lause we win always. Mida aga see samune sõna win ehk siis võitmine tegelikult tähendab? What is important now? Mis on praegu oluline?
ja sellesama praegu olulisega saabki võita siis sedasama hirmutunnet, sedasama keskendumise hajumist ja kuidas ta ise seda lahti seletas siis? Siin on jälle see koht edasi, et kui mängijad kaotavad tähelepanu või keskendumise, kui nad hakkavad teist meeskonda kartma, nad hakkavad mõtlema, mida teine meeskond hakkab tegema, siis nad kaotavad iseenda mängu, juba eos kaotavad. Ja siis, kuidas ta siis selle meeskonna meeleolu uuesti üles tõstis? Siis on üks lõik, on ju. Larry suhtumine võitmisesse ja kaotamisse on põhimõtteliselt tõepoolest essentsialistlik. Ta ütleb oma mängijatele nii. Kaotamine ja pähesaamine on kaks eri asja. Pähesaamine tähendab, et nemad on teist paremad, nad on kiiremad, tugevamad ja andekamad. Larry jaoks tähendab kaotamine midagi muud. See tähendab, et su tähelepanu hajus. See tähendab, et sa ei keskendu olulisele. Kõige aluseks on üks lihtne, ent võimas idee. Maksimaalseks panustamiseks tuleb häälestada end sihilikult sellele, mis on oluline siin ja praegu. Ehk siis meil ei ole vaja kaevata ennast hullumiseni, mis võib nüüd hakata juhtuma, kuidas keegi mõtleb minust, vaid meil tuleb keskenduda sellele, mis on meie jaoks praegu oluline. Just praegu. See tuleb jälle see Accessi 10 sekundi mõtlemine, eks ole. Ma olen siin ja kujuta ette, et sul on 10 sekundit elada. Mis on sinu jaoks kõige tähtsam? Tee seda. Kui ma seda lõiku otsisin, ma olin eelnevalt ta läbi lugenud, siis tuli just selle siin ja praegu ka väga niisugune ilus paralleel, mille ma tahan ka siin ette lugeda. Vanadel kreeklastel on aja kohta 2 sõna. Üks on Kromos, teine Kairos. Kreeka jumalat Kroonost kujutati eaka hallipäise mehena ja tema nimi tähendab sõna otseses mõttes tiksuvat kella, kronoloogilist aega, mida me mõõdame ja millega me võidu jookseme, püüdes seda tõhusalt kasutada. Kairos on teistmoodi. Kuigi seda on keeruline täpselt tõlkida, viitab see ajale, mis on soodus, õige ja erinev. Ehk siis just nimelt see jumalik ajastus või seesamane loogika, et iga asi on just täpselt omal õigel hetkel ja selle saavutamiseks punnitamine, selle saavutamiseks kuskilt nurkade maha sõitmine ei tee mitte midagi lihtsamaks, pigem teeb see asja palju hullemaks. Ma ei ole täna veel jõudnud oma hommikukohvi ära juua. Siis sellepärast ongi hääl ka läheb kärisema. Ja kui me nüüd toome selle õige hetke kujundi ehk siis selle Kairose endale uuesti lauale igapäevase tõena, siis ma loodan vähemalt, et tekib arusaam just sellest, et kui me midagi püüame saada,
midagi püüame saavutada, siis me ei saa mitte midagi punnida. Me saame õppida, me saame lugeda, me saame kuulata, aga see ei tähenda seda, nagu ma ütlen, et ma võtan kõike, mis igalt poolt tuleb, võtan täie tõena, vaid oluline on selles see tera üles leida. Tera. Ja kui sa hakkad sellel moel juba suutma asju filtreerida, siis tekibki selline vabadus. Jah, sõna otseses mõttes vabadus tekib. Sest sinu jaoks ei ole enam oluline see, et mida keegi teine minust mõtleb või kuidas taas tuli mulle üks väga tore kuvand mulle endale silma ette ühest meie seminarist, kus kas siis see esineja oli seal ise ennem loonud või ma ei ole süvenenud, kus kohast see sõna tuli, on alotoksifoobia. Mida teised minust mõtlevad. Ja kui sa nüüd saad sellest hirmust vabaks, ei ole ju oluline, mida teised sinust mõtlevad. Oluline on see, mida sa ise endast mõtled. Ja juba see takistus, see hirm, kui on maha võetud, siis sinu keskendumine olulisele, mis on oluline siin ja praegu, tõuseb. Sest siis sa ei kuluta oma eluenergiat tühisele enesesüüdistamisele, enesehalvustamisele, taevas hoidku enesekaristamisele. Ja sa hakkad nägema võimalusi, mis on selles olukorras, mille ma olen endale tellinud, minu jaoks praegu vajalik selgeks õppida, et sellest olukorrast läbi minna, mitte ümber, läbi. Paljud inimesed ei mõista seda, et kui me hakkame olukordi eirama, saamata aru tegelikult, mida need olukorrad meile tahavad õpetada, miks need olukorrad meie ellu tulevad, siis need olukorrad korduvad, jäävad korduma nii kaua, kuni ühel hetkel oled sa võimeline aru saama, et tere, vana sõber. Ja sa lähed sellest läbi. Kui sa nüüd kujutad endale olukordi nagu või tükki ja iseennast nagu kuuma nuga. See tähendab, sa lähed sellest olukorrast lihtsalt läbi. Sa oled teadlik, olukord on. Sa tead, mis käitumine on mingisuguse tulemuseni viinud. Sa ei klammerdu nendele ebamugavalt lõppenud olukorra lahendustesse, vaid sa võtadki neist, sealt läks selline, aga kui ma nüüd muudan sedasi, sedasi muutes mul tuli tegelikult selline tulemus. Okei. Aga kui ma panen hoopis teises suunas, mis sealt sai? Sealt saivad jälle uuesti samad olukorrad. Ehk siis sa mitte ei eira, vaid sa oled kohal, teadlik, mida sa oled oma tavalise käitumisega saavutanud, aga täna sa oled nii palju vaba
ja teadlik sellest õigest ajastusest, et sa võtadki seda asja selliselt, sedasi, okei. Ja sa lähed sealt läbi. Loomulikult ei ole see alati kerge. Aeg-ajalt me vajume sellesse madalasse olekusse väga sügavale. Aga mida tähendab, kui me nüüd vaatame batuuti ehk siis seda nullmeridiaani ja mida rohkem sa vajutad batuudi pinnale, seda kõrgemale ta sind viskab. Mida kõrgemale sa oled lennanud, seda sügavamale sa vajud ja uuesti veel kõrgemale lendad. Miks seda on oluline meeles pidada? Just seda sama batuudi kujundit. Ahaa, ma olen praegu vajunud siia. Miks? Mida ma sellest nüüd pean endale kaasa võtma? Mis on see info, mida ma sellest sügavikust pean kaasa nägema? Mitte see, et sa võtad endale mitte see, et sa oled korjanud endale kive seljakotti, vaid just nimelt pane see seljakott maha ja lenda. Lenda oma eesmärkide poole. Mida tähendavad eesmärgid? Unistused. Unistused, millel on aja määratlus juures. Ja ütlen ausalt, ka minul on oma unistuste päevikut tegelikult keeruline täita, sest ma olen õppinud elama suht minimalistlikult. See ei tähenda, et ma oleksin maru koristaja, pigem mu tütar on minuga hädas, et kõik asjad on igal pool laiali, on ju. Aga see, et mu ümber on igal pool mingid asjad, viimasel ajal on need asjad tekkinud muutunud lilledeks, asendunud lilledega. Vaid see ongi see, et minu sees on tasakaal. Ja nagu on ka räägitud, taaskord, ärge võtke seda tõe pähe, need on küll jah, nii-öelda teaduslikud uuringud ja tean väga selliseid innovaatilisi ehk siis tulevikku vaatavaid isikuid, kellel ongi selline kaos, et minu selline kaoselaadne olemine on veel väga korras. Et see kaos tegelikult on organiseeritud, mida teised aru ei saa. Kui sa paned midagi kuskile ära, sa järgmine kord lähed ja võtad selle sealt. Jama tekib siis, kui keegi on vahepeal üritanud mängida siis heategijat ja koristama hakanud ja siis sa ei leia enam mitte midagi üles. Okei, kaldusin vähe teemast kõrvale, aga seesamune Kairose mõte. Iga asi on just täpselt omal õigel hetkel ja õigeks ei tee seda ühiskonna arvamus. Õigeks ei tee seda enamuse arvamus. Õigeks teeb selle just sinu sisemine vajadus. Jõuame tagasi iseenda sisemaailma juurde. Miks me kardame iseennast? Miks me püüame ennast eraldada teistest, kui tegelik hirmuallikas oleme me ise? Mulle sattus täna hommiku järjekordne Bastari kanalduse video ette
ja seal ta ütles nii toredalt, et küsimus oligi vist sõltuvuste kohta. Ja Bastar rääkis täpselt sedasama, mille alusel mina olen oma tööd sõltlastega teinud ja mitte see, et mulle oleks keegi seda eelnevalt õpetanud, vaid lihtsalt see, et seesamune arusaamine, miks inimene vajub sõltuvusse. Ehk siis tema sõnade järgi, ma seda jagasin ka täna oma ajajoonel, on sõltuvus mõttekujund, mis annab meile õiguse öelda, või mõelda, et meie sees on tühjus ja selle asemel, et seda tühjust täita, hakatakse seda tühjust või seda tühjuse tunnet tuimestama. Ei ole see, et inimene otsiks midagi, mis seda tühjust täidaks, vaid ta püüab sellele tõmmata plaastri peale, mida ma ei näe, seda ei ole olemas, mul on hea olla. Samas, kui me võtame nüüd sedasama kujundit, eks ole, kui kogu aeg paned sellele plaastrit peale, see plaastri alune läheb mädanema ja see plaaster lendab sulle endale vastu silmi. Kaasa arvatud ämbrite viisi mäda. Selle asemel, et õigustada enda tuimestamist, tuleb seda tühjust hakata täitma nende mõtetega alguses, hiljem tegevustega, mis annab selle teise hingamise. Ja ma tean, on ka nii-öelda endiseid sõltlaseid, kes ütlevad, et ei, et ma ei ole nõus, et sõltlane suudab midagi juhtida. Samas, olles ise jõudnud sellesse staatusesse, kus sõltuvus ei juhi tema elu, vaid tema juhib sõltuvust, on see sama teema üleval. Miks sa õigustad ja vähendad teiste suutlikkust jõuda sellest sõltuvusest välja? Miks sa ei anna neid tööriistu, et sina juhid oma sõltuvust? Raamat Right Recovery for You oma töö juures kasutan oma sõltlastega seda mitte niivõrd programmi, kuivõrd sealt võetud harjutusi ja loogikaid, mis on aksessipõhine ja inimesed, kes on hakanud seda asja just nimelt niimoodi mõistma, et asi ei ole mitte selles, et ma peaksin hakkama ennast eirama, vaid asi on tegelikult selles, et ma hakkan ise mõistma, et minu sees on must auk, mida ma tahan pealt ära tuimestada. Kui sa oled lõpetanud selle tuimestamise ja sa hakkad, ütleme siis kaine mõistusega seda tühjust vaatama. Miks sa tunned seda tühjust? Kuidas sa saad seda tühjust täita? Loomulikult alguses sa ei tea, millega sa seda saad täita. Esimene märk või juhend siis on see, et
sa hakkad ennast väärtustama. Sa tunnistad endale, et ma olen just siin, kus ma olema pean, just selles mülkas, kus ma hetkel viibin ja selles on minu jaoks vajalik olukord, mille ma pean selgeks õppima. Kas see on teistele lihtne? Kindlasti mitte. Kuid see ei tähenda seda, et need lähikondlased peaksid hakkama sõltlase eest otsuseid võtma, et need lähikondlased peaksid hakkama sõltlast varjama, hoidma ühiskonnast eemal. Pigem ongi see, et kui sõltuvus kui selline on, siis seal all on just seesama must auk, mis sisaldab endas vajadust armastuse järgi. Ma ei räägi füüsilisest armastusest, ma ei räägi seksist ehk siis genitaalide nühkimisest, ma ei räägi sellisest armastusest, nii nagu emmed oma lastele, eks ole, kõik teevad ette taha, lapsed on vati sees. Ei. Ma räägin universaalsest, kosmilisest armastusest, ma räägin tingimusteta armastusest. Kuna see termin on enamusele täiesti arusaamatu, siis ka selle alguses tekib inimestel hirm. Hirm läbi kukkuda, hirm pähe saada, aga iga kord, kui selline hirm su ellu tuleb, küsi endalt, kas ma tahan lõpetada kaotajana? Kaotamine, nagu me ennem lugesime, tähendab seda, et sa oled kaotanud fookuse sellelt, mis on tegelikult oluline. Pähesaamine, seevastu, teine ongi sust parem. Oma oskustelt, oma teadmistelt. Kuidas neid oskusi ja teadmisi juurde saada? Nagu ütles Lenin, meie aja inimesed teavad väga hästi, kes see mees oli ja millised luukered tema kapis siin viimastel aastatel on välja tulnud. See selleks. Õppida, õppida, õppida. Hirm kaob, kui me teame, mis selle esile kutsub. Hirm on täpselt samamoodi nagu ka viha. Väga tugev, väga vajalik, aga teda tuleb osata kasutada. Kui sinus tekib hirmu puhul põgene versioon, reaktsioon, siis sa põgened ja sa jäädki põgenema. Kui sinus tekib hirmu puhul kinnijäämise reaktsioon, see on mõnes mõttes loll versioon, sest kui on tõeline oht, siis muutub see ka reaalseks elu
kahjustavaks ohuks. Kui sinu hirm muutub võitlemiseks, siis siin tuleb jälle teha vahet, mille eest, kui kaugele ja kuidas. Kui me jätkame seda sama hirmu, siis hirm on keha reaktsioon ürgsete mälestuste ees. See on tekitatud taaskord, eks ole, aju sildade ehk siis neurolinkide ühendumisel ja kuidas neid muuta. Tegelikult tähendab see, et sa hakkad teadlikult tegema uusi linke. See on see sama loogika, et 21 päeva pead sa tegema non-stop mingisuguseid rutiine, et see muutuks sul automaatseks, et tühistada siis need vastupidised automaatkäitumised. Ja kõik automaatkäitumised ei ole halvad. Halb või hea. Ei, mitte selles mõttes halvad, vaid just nimelt selles mõttes, et kui me jääme kinni ennast hävitavatesse olukordadesse, rutiinidesse, siis meil ei olegi võimalust midagi paremat saavutada, sest nii nagu Einstein ütles, on viimane idiootsus püüda saada teist tulemust, korrates ühte ja sedasama käitumist. Kui me nüüd tuleme natuke rohkem teadusliku poole, KKT ehk siis kognitiivkäitumuslik teraapia, mis ütleb väga selgelt. Sul on uskumused, sul on mõtted ja sul on käitumine. Ükskõik millist neist sa hakkad muutma, selle peale tulevad sul teised. Ehk siis kõige raskem on muuta uskumusi. Sest meil on läbi aastate, läbi aastasadade, läbi mitmete elude õpetatud seda, et meist on midagi kõrgemat, millele me peame alluma. Hierarhia. Olgu tänatud kõik vägevad, kes mind tutvustasid ühel hetkel selle suhtumisega, et kõik inimesed on võrdsed. Selleks, et suuta suhelda hierarhiliselt kõrgema isikuga, ei pea ise muutuma veel madalamaks. Sa lähened sellele pjedestaalile siis sellena, kes sa oled. Ja sa ei hakka ennast allapoole vedama. Sa oled see, kes sa oled. Ja minu kogemused on näidanud seda, et need, kelle materiaalne ego on väga suur, siis need püüavad hakata tegema seda, et vot mina olen siin, sina oled mingi putukas ja hakkavad suruma sind alla. Ehk siis nad püüavad oma hierarhilist positsiooni kindlustada sellega, et teisi alla suruda. Need aga, kelle materiaalne ja vaimne ego on võrdsed, need võtavadki asja selliselt, et me oleme võrdsed.
ja ta ei hakka sind sellepärast alla suruma, sellepärast, et sa ei jaga tema arvamust. Meenus praegu endiste töökaaslaste suhtumine minu kaksikleeki, kes väidetavalt oli siis selline, et kui inimene läks oma ideega tema kabinetti, siis sealt välja tuli ta kindlasti juba ülemuse ideega. Minuga seda kunagi ei juhtunud. Ma isegi imestasin, et kas meil on seal veel keegi selle nimeline, et kõik need jutud, kõik need kuvandid, mis temast loodi, need ei vastanud absoluutselt, sest see kogemus, mis minul temaga oligi see, et me olime võrdsed. Vahest isegi niimoodi, et mina tundsin, et tema tõmbas ennast minust allapoole, justkui mina oleksin võimsam. Me olime võrdsed. Ja mäletan väga hästi ühte nii-öelda töökäsku, et sa võid kõike teha meie hoolealustega, eks ole. Aga ma pean teadma, mida sa teed. Loogiline. Sest ka temal olid omad ülemused, eks. Ja tegelikult see suhtumine ülemuse poolt oli minu jaoks kõige rohkem tiibuandev. Ma ei pidanud ennast suruma millekski, mis ma ei olnud ei vaimselt, ei füüsiliselt valmis olema. Vaid meil oligi selline partnerlussuhe, just nimelt partnerlus. Et kui me tahame mingisugust asja läbi viia, vaatamata sellele, et me võib-olla kardame, me ei tunne ennast väga kindlalt, siis ongi see, et jaga seda, mida sa teed oma ülaliiniga. See termin ülaliin on mulle tekkinud meie viimase aja tegevusega, aga mulle tegelikult see termin meeldib, et ei ole ülemused, ei ole töölised, vaid ongi mentorid, toetajad. Kui te kujutate ette härjarakendit, on Egiptuse seinagraveeringutel on seda näha hästi tihti. 2 härga ja siis üle nende on siis nagu 2 looka, eks ole. Need loogad on omavahel seotud. Et selleks, et asi saaks korralikult käima tõmmatud, et meie järgi jääks viljakas pinnas, on vaja võrdselt vedada asja. Ja kui teha niukese mentori partneriga tööd, siis see tõesti ongi see, et ka kõige hullematest, hirmutavamatest olukordadest tullakse läbi ja mitte see, et me hakkame neid ohtlikke olukordi niimoodi ennast keerutama. Ei. Me võtame sihi ette, meile tekib mingisugune olukord ja me läheme sellest läbi. Me lähme läbi teadlikult. Kelle jaoks minu praegustest sõnadest jääb asi natuke segaseks just sellest läbiminekust. Ma soovitan lugeda Rhonda Brindsi Rännak. Ja seal ta räägib väga ilusti läbi selle sama emotsioonidest läbimineku. Sellest emotsioonide lubamisest.
mida see meile annab tegelikult? See annab meile tegelikult seda, et me ei võitle, ei suuna oma eluenergiat sellele, mida me ei soovi, vaid me võtame sellest energiast, mis meile suunatakse ja me muundame selle enda eluenergiaks. Me lubame endal olla selles keskkonnas, kus me oleme just meie ise ja selle ise olemisega tekitame võimaluse, et meie ümber tekivad samasuguse mõttemaailmaga inimesed. Et meil ei ole vaja joonistada sääsest elevanti. Me nii-öelda piltlikult öeldes taltsutame oma teemonid. Me ei eira neid. Need on meie teemonid. Me võtame nad koju. Me armastame neid, sest nad on meile vajalikud. Need on meile vajalikud siis, kui meie nii-öelda valge ja karvane ja pehme enam ei suuda saavutada piiri kaitsmist. Mida rohkem me õpime iseennast väärtustama, mida rohkem me õpime omaenda teemoneid armastama, siis seda rohkem me suudame üle olla hirmust, me suudame vastu seista ühiskonna survele ja meie aeg hakkab täis saama. Lõpetuseks tahan öelda head soovid saabuvaks uueks aastaks. Soovin, et te paneksite kirja oma unistused ja paneksite sellele lisaks mingi kuupäeva, mis teile sel hetkel võib-olla tundub ülevõimendatult, aga lubage universumil teiega koos töötada. Olge partnerid ja kontrollige seda, mis sõnu te enda elu kirjeldades või ka teiste elu taga rääkides kasutate, sest nii nagu eelmine kord juba rääkisin seda anekdooti inglist ja mehest, kes hommikul tõuseb üles ja hakkab kõike seda eluolu halvustama ja sõimama ja ingel seisab selja taga ja kirjutab kõik hoolikalt üles, siis mõtleb, väga kummalised soovid, aga minu soov on sulle seadus. Meie sõnad on energia. Meie sõnad on see, mis loob meie ümber teatud sagedust. Sõnamaagia on aastasadu peetud väga võimsaks. See, et meie keel on ära lörtsitud igasuguste ülekantud tähenduste ja piltlike mõtetega, see tegelikult on maha võtnud palju sellest manifestatsiooni ehk siis loomise energiast, sest selle asemel, et luua, me hävitame. Niisiis, uueks aastaks pange kirja oma unistused, kasutage loovat sõnavara, kasutage toetavat sõnavara. Olge kaitstud omaenda südameväes. Tänaseks lõpetan. Kohtumiseni uuel aastal.